Tere, olen Agnes Anton, töötan diabeediõena sihtasutuses Tartu Ülikooli Kliinikumi sisekliinikus. Eriks otsus tuli minust endast ja nii nagu me kõik õdedena, kui tuleb Eesti õde, siis kõigepealt millegi pärast õde hakkab ikka tagantpoolt ettepoole lappama. Ja enne oli üks artikkel, projektipõhine õppe. Lugesin kõik selle läbi, ma ei saanud nagu mitte midagi aru sellest esialgu, et mis see tähendab, miks see vajalik on, aga millegi pärast hakkas see kliinilise õenduse lahtikirjutus mulle niivõrd meeldima, et ma tundsin, et ma vajan seda, kuigi mõni aasta tagasi oli tasemeõppe lõpetatud ja ju kõik minuealised ka ei ole alati valmis õppima minema. Ja tolleaegse ülemõe juurde, Kersti Viidkari juurde läksin otsusega, et kas ma saan, sellepärast et on vaja ka saada aega õppimiseks, nii-öelda mitte vaba aega, aga planeeritud, kes sind asendab ja ta oli väga päri. Igapäevane tööpäev algab kõigepealt meiliboksist kirjadele vastamisega ja need kirjad puudutavad patsientide poolt saadetud küsimusi. Vahepeal on ka mõne patsiendiga kokkuleppe, siis vaadates päevakavasse, millised tegevused erinevates osakondades või millised on lubadused eelmine päev antud, võib-olla tutvustus arstiteaduskonna tudengitele kabinetitööst, et kõik see käib ka nagu selle asja juurde ja ajagraafikus kindlasti püsimine nii palju, kui see on võimalik, aga kahjuks nõustamise töö ei ole selline, et alati planeeritud ajas saab püsida. Nende aastate jooksul võib öelda seda, aga päeva pikkus ka venis pikaks, et on kuni 20 patsienti, aga seda on liig, mis liig. Et sinna muidugi mahuvad ka sellised, mis on niisugused väiksemad asjad, kas torkevahend on purunenud või glükomeetri vahetus. Kui need oleks kõik esmaavastatud, siis see poleks mõeldav, sest esmaavastatu peale peab siiski arvestama tund aega selleks, et midagi patsiendile pakkuda, õpetada ja seega, mis on tohtri poolt nii-öelda kirja pandud, peab ka patsiendi ennast kuulama, tema kaasnevaid terviseprobleeme ja võetavaid ravimeid, et millised ravimid, kas üldse on koos või kõrvaltoimed ja nii edasi ja ka kaasa pandud analüüsi tuleb jälgida, kui on ambulatoorne. Haiglapatsiendiga on selles mõttes natukene lihtsam, et arst teeb kõik ettekirjutused, õde siis vastavalt õpetab patsienti ja loomulikult ka patsienti arusaadavusest kõik see sõltub, et kellele kui palju peab kas tegevusi siis kordama või mingid teemad. Tegevõde peab ju inimest käsitlema tervikuna, et ei saa nii-öelda mõelda, aga kõrge või madal veresuhkur tuleb mõelda, et millest see on tekitud, et me ei saa ju ainult tagajärgedega, me peame põhjusega. Õde ei saa küll diagnoosida, küll aga õde saab koostööd teha kolleegide ja arstidega, et kui on ikka metaboolne sündroom, siis tuleb võib-olla ka mõtelda näiteks ajukasvajale või mingi hormonaalsele muutusele. Kindlasti ma ei pakuks iseseisvat õendusteenust, ei oleks üldse siia sattunud, kui ma poleks alustanud erialase õppega. See on nagu üks oluline asi üldse, kuidas ma siia sattusin. Sellepärast erialaõppe tundus nii põnev ja siis hakati just rääkima iseseisvast õe vastuvõtust ja kohe hakkas niisugune mõte peas, et ma tahan ka seda tööd teha, kuigi sellel hetkel, kui olid õpingud, polnud teada veel mingid väljundid, oli ainult mõte, ma tahan. Sama aasta rahvusvahelisel õenduse päeval Tiina Freimann kuulutas ja kutsus, et kes tahab tulla diabeediõeks, kuna vajati diabeediõde ja ma võtsin kohe nii-öelda sõnasabast kinni, kandideerisin ja nii ma siia sattusin ja ma ei kahetse. Vahetevahel just nende õdede osas, kes erialaõpet pole läbinud, siis vahetevahel nad kahtlevad või lihtsalt lisavad ka, et kas seda õpet sulle on vaja, mis õpe sulle on andnud, aga ega me ei teagi elus, kui me seda ise ei koge. Et selles mõttes ja loomulikult see ühtsuse tunne, tahe midagi koos teha, see meeskonna töö ja seda on ju vaja ka edaspidi igapäevases töös, nii et ma arvan, et sellest on nad kindlasti ilma jäänud.